8 minutit, nagu ikka. Aitäh. See valitsus peab tagasi astuma. Ei peaministril ega sellel valitsusel pole inimeste usaldust. See, milleni on viidud Eesti riik, Eesti majandus, Eesti rahvas, sellel pole mitte mingit õigustust. Ja me vajume aina sügavamasse auku. Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid vastutavad selle eest, mida nad on korraldanud. Ja seda häma, seda kaost, neid valesid ei maksa kinni mitte ainult meie põlvkond, vaid sellega on ära võetud ka tükk meie tulevaste põlvede paremast tulevikust. Inimestel pole kindlustunnet, noortel peredel pole kindlustunnet. See on täna viinud selleni, et meil on negatiivne rekord sündimuses. Eelmisel aastal sündis 9646 last ja seda on isegi vähem kui kõige ebakindlamatel aegadel, nagu seda oli Vabadussõja või Teise maailmasõja ajal. Noortel on aina keerulisem jalule saada, panna raha kõrvale, osta oma elamine, luua pere. Ja Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid nendega koos on seda kindlustunnet järjepidevalt lõhestanud kõik need viimased aastad. Alguses tõsteti käibemaksu, tekitati hinnatõus, siis tõsteti tulumaksu, millega vähendati inimeste sissetulekuid, pensionäride pensione. Siis otsustati veel kord tõsta käibemaksu, mis meil nüüd peaks juulis rakenduma, mis viib hinnad veel kord üles. Ja siis otsustati, tuleks ka veel kord vähendada inimeste sissetulekuid ehk veel kord tõsta tulumaksu. Ja siis mõeldi sellele kõigele välja ka müüdav nimetus, julgeolekumaks. Ja hakati rääkima, et see on ajutine. Tänaseks on see kõik osutunud valeks. Ja päris silmakirjalik on peaministri poolt rääkida igal pool maksufestivali lõpetamisest, maksude langetamisest, mida nad ise tõstsid. Esiteks, mingeid makse ei langetata. Kaotatakse vaid ettevõtte kasumimaks. Selle asemel aga on nii rahandusminister kui peaminister tänaseks kinnitanud, et käibemaksu tõus 24% pole enam ajutine, tulumaksu tõus 24% pole samuti enam ajutine ja need pole ka meil enam isegi julgeolekuga seotud. Ja varsti tuuakse meile siia eelnõu, kus ongi need maksutõusud kehtestatud määramata ajaks. Ja ma tuletan meelde, et Reformierakond täpselt samamoodi valetas inimestele aastal 2009, kui samuti väideti, et käibemaksu tõus 18%-lt 20%-ni on ajutine kriisimeede. Lõpuks see jäi püsima. Ma tuletan meelde, et just tuli uudis, et oleme uuesti suurima hinnatõusuga Euroopa riik ja seda juba 3. aastat järjest. Kuhu edasi? Isegi Rahandusministeerium tunnistab oma prognoosis, et see aasta ei saa samuti olema Eesti tarbijale lihtne. Püsikaupade ostmist ei planeerita ja töötuks jäämise riski hinnatakse Euroopa Liidu arvestuses Eestis kõige kõrgemaks. Need on laused Rahandusministeeriumi prognoosist, mida millegipärast Jürgen Ligi tsiteerida ei soovi. Rahandusministeerium oli sunnitud isegi inflatsiooniprognoosi varasemast palju suuremaks korrigeerima. Kaupmeeste liidult täpselt samad sõnumid. Esiteks, et valitsus on pidevalt pannud kõikide prognoosidega mööda, lubanud majandustõusu, mida lihtsalt pole tulnud. Ja mida tuuakse eraldi välja, kuu teises pooles on ostukurud väiksemad, mis viitab sellele, et inimestel hakkab kuu lõpus raha otsa saama. Meil on pered, meil on pensionärid, kellel polegi kuu lõpus midagi lauale panna. Eesti Konjunktuuriinstituudi sõnumid. 1/4 neist inimestest, kes meil tänaval vastu tulevad, ei tule toime jooksvatest sissetulekutest enda kulude katmisega. Nad peavad kas elama võlgu või kasutama säästusid. Tagajärg on see, et üks osa inimestest lihtsalt vaesub. Pihta saavad noored pered, ebavõrdsus kasvab.
Lisaks on meil kasvamas vargused, meil on kasvamas inimeste hulk, kes ütlevad, et nad varastavad, kuna neil pole raha, et osta süüa ja esmatarbekaupu. Ja sotsiaaldemokraadid, meil jääb õigust üle rääkida hinnatõusu probleemidest, inimeste toimetulekust, aga kõik eksperdid ühest suust ütlevad, et hinnatõusu on tekitanud maksutõusud, aktsiisid on tekitanud uued maksud. Ja mul ongi küsimus sotsiaaldemokraatidele, kes on tänaseks juba lahkunud. Kas te olete automaksu vastu? Ei ole. Kas te olete käibemaksu ja tulumaksu tõusu vastu? Ei ole. Kas te olete aktsiisi tõusude vastu? Ei ole. Te olete kõigi nende otsuste poolt hääletanud. Koos Reformierakonnaga Eesti inimestel iga aastaga aina rohkem ja rohkem kindlustunnet ära võtnud. Ja nüüd veel kõigele lisaks olukorras, kus inimestelt on siis 10 nahka kooritud, seejuures valitsemiskulusid pole suudetud üldse vähendada. Need on hoopis suurenenud, ütles Jürgen Ligi välja, et teate, aga tuleks veel ka ametnike palkasid hakkama tõstma. Jah, selle maksufestivali valguses pakub veel Ligi ametnike palkasid tõsta. Eraldi tuleks tähelepanu pöörata, kuidas Ligi seda põhjendas. Ta põhjendas seda sellega, et ametnikud peavad hoidma Eesti riigi kvaliteeti, kui demokraatia meeleolude tõmbetuul seda murendab ja tõrjub, nagu näiteks EKREIKE ajal Eestis. Ja ma ütlesin Jürgen Ligile, et selline mõtteviis on väga ohtlik. Just demokraatlikus õigusriigis selline mõtteviis on kõige ohtlikum. Sest põhimõtteliselt ütles rahandusminister välja, et tuleks tõsta palka, et ametnikud oleksid lojaalsed niinimetatud õigele demokraatiale, Reformierakonna liberaalsele poliitikale. Ning kui mõni muu erakond peaks tulema võimule, hoidku jumala eest, et tuleks mõni konservatiivne erakond võimule, seda poliitikat ei peaks olema võimalik ellu viia. See on see sõnum, mis tegelikult kõlas rahandusministrilt. Kujutage ette, kui midagi taolist oleks öelnud kas Keskerakond või EKRE erakond, siis oleks nii palju karjumist, et vähe poleks. Aga kui seda ütleb tänane rahandusminister, siis ju see on siis õige, et järelikult sellised väljaütlemised sobivad. Aga kõige rohkem demokraatiast ja rahva häälest sõidab üle hoopiski Reformierakond, juhtides riiki koalitsioonis, millel on vaid 8% toetus Eesti rahvalt. Ja muidugi Keskerakond seda eelnõu toetab, tühistada ebaõiglane käibemaksu, tulumaksu tõus 24%-ni. Ja kui meil ei peaks õnnestuma täna tühistada, siis me võitleme ja tühistame selle pärast järgmisi valimisi, kui tuleme võimule. Aitäh! Suur tänu teile!